Vážení velvyslanec, milí přátelé, paní a pánové, mul on see au siin öelda paar sõna lõpetuseks. Ja see on tõesti tore üritus. Me kohtume tegelikult saalis, millel on Tšehhi ja Eesti suhetele ka üks omamoodi niisugune tähtsus. Nimelt, see oli aastal 1996, ka päris hulk aega tagasi. Siis võtsin ma Eesti Teaduste Akadeemia presidendina siin saalis vastu 2 väga olulist riigimeest. Üks nendest oli Václav Havel ja teine oli Lennart Meri. Václav Havel kirjutas meie külaliste raamatusse oma nime ja loomulikult kõik teavad, kes on Tšehhiga seotud, mida ta sinna kõrvale joonistas. Ta joonistas sinna kõrvale oma südame. Sellest sai Lennart Meri ka inspiratsiooni ja see oli vist küll ka ainukene kord, kus tema oma nimele midagi veel lisas. Ta lisas sinna merelained. Nii et see saal on teatud määral üks niisugune oluline koht Tšehhi-Eesti suhetes. Minu enda teadusvaldkond ei ole kirjandus, matemaatiline füüsika, aga minu süda on osaliselt Prahas. Nimelt, mina veetsin Prahas oma järeldoktori aasta ja see algas 1967 sügisel ja lõppes siis vastavalt 1968 sügisel. Jällegi selge, mida see aasta tähendas. Praha kevad, selle joobastab võlu, kõik 2000 sõna, mida ma siis hoolega lugesin, sest ma ikka mingil määral olin siis juba natukene tšehhi keelt õppinud. Vaba mõte ja siis selle purunemine 21. augustil 1968, kui Vene tankid ilmusid Praha tänavatele. Aga me teame, et võttis veidi aega, veidi üle 20 aasta, kui toimus sametrevolutsioon ja elu muutus. Nüüd nendel ärevatel augustipäevadel 1968 minu mälus kinnistus Praha raadiokutsung. See kõlas "Isme s vami, budte s nami". Me oleme teiega, olge meiega. See oli kõigi nende ärevate päevade niisugune sissejuhatus alati ja see ütlus ei ole loomulikult oma tähtsust kaotanud sellel ka meie keerulisel ajal. Ühendatud jõud on alati tugevam kui see üksi olles. Mul on hea meel, et aegade jooksul on tugevnenud Tšehhi ja Eesti Teaduste Akadeemia sidemed. Ja mul on endal ka hästi meeles, kuidas ma Prahas kirjutasin koos Tšehhi Teaduste Akadeemia presidendi Rudolf Zahratnikuga alla koostöölepingu. See oli päris hulk aega tagasi ja see kehtib siiamaani. Meie koostööprojektid on mitmed olnud väga head tulemustega ja nii nagu Ivi siin ka mainis juba, et ka Eesti Teaduste Akadeemia ja näitus toimus Tšehhi Teaduste Akadeemias Narodnil. See oli ikka jälle hulk aega tagasi 2005 ja 2005. aastal. Aga tegelikult on Eesti diplomaatilised suhted, Tšehhi-Eesti diplomaatilised suhted ju tunduvad mõlemad, eks ole, nendel ka on täitunud juba 100 aastat ja selles ajakirjas Východ, see oli
Iivi toimetusel ilmunud erinumber, on siis nende suhete, nende sidemete kohta päris palju informatsiooni. Nii, aga koostöö on selge, et see põhineb inimestel. Sellest rääkisid ju kõik esinejad. Me saime väga selgelt aru Vladimir Matsura osast Tšehhi-Eesti kultuurisidemete arendamisel ja hoidmisel. Ja oluline on ka see, nii nagu selgitas Marjo Vaino meil, eks ole, et Matsura pööras tähelepanu Tammsaarele, väga olulisele Eesti kirjanikule. Ja ettekannetes kõlas ju ka kõik nende küll kirjavahetuse, küll nende sidemete juures ikkagi see küsimus, et see mõtterikkus, mis on ühel rahval ja teisel rahval, see väärib jagamist. Ja see on asi, kuhu siis Vladimir Matsura pööras suurt tähelepanu ja hea meel on, et see jätkub. Ma tahaksin siin kõnepuldis tänada meie kultuurisidemete tulihingelist hoidjat ja arendajat, Iivi Sajedamat. Tema on ju paljude aastate jooksul arendanud kahemaa suhteid ja tänavu jaanuaris, nagu oli ka juttu, toimus juba Matsura konverents korra ja siis oli meil näitus, eks ole, siin Kirjandusmuuseumis ja küllap siis tuleb veelgi neid niisuguseid arutlusi. Ja see on ikkagi toimunud ikkagi väga oluliselt just tänu nii Iivile kui ka kõigile toetajatele ja selle lõpetuseks siin ma tahaksin tõesti Iivit tänada väga selle töö eest. Nii, aga loomulikult suur tänu kõigile esinejatele. Suur tänu härra suursaadik selle konverentsi toetamise eest. Aga meil oli palju toetajaid, meil oli ju mõlema teaduste akadeemiad, andsid oma panuse, Tšehhi penklubi, Tšehhi eesti keele klubi, Tšehhi eesti klubi, Underi Tuurase kirjanduskeskus, Tallinna kirjanduskeskus, Kirjandusmuuseum Tartus, Karli ülikool, Tallinna linnavalitsus ka. Ja oma tervituse saatis meile endine Eesti suursaadik Prahas proua Gita Kalmet, kes lahkus Prahast sellel suvel ja nüüd on juba uues ametis Tbilisis. Ja samuti ka mu hea sõber Tšehhi Teaduste Akadeemia akadeemilisest nõukogust, doktor Jerzy Plešek, kes ka osales jaanuari konverentsil Prahas. Nii et ma loodan, et see konverents pani tõesti ühe teatud märgi maha, sest neid suhteid on meil vaja arendada. Aga nii nagu konverentsi kutselgi oli märgitud, et me ei tähista ainult Matsura 80. sünni aastapäeva. Aasta 2025 on Eestis eriline. See on 500 aastat Eesti raamatut ja kirjakeelt. Ja ka päris alguses Jaan Unusk mainis Toomas Masaryku osa ja mul on tõesti hea meel, et ma alles vist nädal aega tagasi sain teada, et sarjas Avatud Eesti raamat ilmus tõlgituna Toomas Masaryku üks tähtteos, kaheköiteline, kus ta käsitles siis Vene suhteid ja ortodoksi kiriku filosoofiat. Nii et niisugused sidemed järjest arenevad ja kuigi Küllike ütles, et praegu ei ole teada päris täpselt, mida tõlgitakse, ma siiski loodan, et neid tõlkeid tuleb veel palju. Ise ma käin Prahas ikka kindlasti Václavi platsil sellel suures raamatupoes, kus te ka kindlasti olete käinud ja see on ikka päris suur raamatupood, nii et materjali on seal palju.
Aga täna jääb mul siin üle nüüd öelda, et tänane seminar on siis lõppenud ja mul on au teid paluda siia kõrvalruumi, kus siis Tšehhi Vabariigi saatkonna suursaadiku härra Zdeněk Beraneki toetusel me saame jätkata arutlusi vabas õhkkonnas. Suur tänu kõigile, děkuji za pozornost. Sulle võikki meelde.